Regionaalhaigla Tervise pooltund. Tere kuulama Tervise pooltundi. Täna räägime kopsuhaigustest ja eriti COVID-19 viirusega seonduvalt ja meie külaliseks täna on Põhja-Eesti Regionaalhaigla pulmonoloogia keskuse juhataja dr. Pille Mukk, tere! Tere päevast! Kas praegu võib öelda seda juba, et see COVID-19 epideemia hakkab tasapisi järgi andma, et me saame nagu natukene rahulikumalt juba hingata? Mina täna arstina ei julge veel niimoodi öelda. Ma julgen öelda, et meil ei ole realiseerunud kõige mustemad plaanid, kõige mustemad stsenaariumid ja selle üle on hea meel ja siin on palju panustanud nii meditsiin kui ka inimesed ise. See, mis puudutab haigestunute ja nakatunude trendi, siis ütleme, üksikutest päevadest me järeldust ei tee. Kui me vaatame viimast nädalat tagasi, siis me näeme siin selliseid positiivseid trende selles, et nakatunute arv või pealevool ei ole enam nii kõrge, et haiglates ei kasva haigestunute arv, aga ütleme, väga selline õrral jääl kõndimise tunne on, et ei julge veel lubada, et ikka loodame parimat. Et selleks on märke, aga kas see on juhuslik, ajutine, kas see jääb stabiilsena niimoodi püsima, selles osas ei ole täna väga julget tunnet veel. Kui vaadata statistikat, siis ikkagi numbrid näitavad, et eelkõige vähemalt hukkunute hulgas on vanad ja isegi võib öelda, et väga vanad inimesed seal 90 pluss ja peaaegu 100-aastane ja selles mõttes noorematel inimestel võib neid numbreid vaadates tekkida ikkagi selline mulje, et see neid nii väga ei ohusta, et kuigi üksikud nooremad on ka hukkunute hulgas, aga siiski pigem mõned üksikud, et kas tänast pilti vaadates võib ikkagi öelda seda, et eakad inimesed on see kõige suurem riskirühm ja nooremad saavad ennast natukene rahulikumalt tunda? Haigestunute hulgas, kes tõsiselt haigeks jäävad, eks ju, et COVID-viirusesse nakatunutes me teame, et nakatuvad ka nooremad inimesed, ka haiguse edasikandjad on nooremad inimesed. Kui me vaatame ka viimaste päevade statistikat positiivset, eks ju, testide osas, siis seal ikkagi ka selliste noorte inimeste, suhteliselt noorte inimeste, alla 50-aastaste inimeste osakaal on päris suur. Nemad põevad kergemini, nemad ei paista haiglaravi statistikas niimoodi välja, sellepärast, et haiglas on tõesti eakamad inimesed, krooniliste haigustega inimesed, et selles mõttes on jah õige. Aga see tänane selline nii-öelda murekoht või ärevuskoht on võib-olla see, et kui me täna võtame siin vaadates viimaste nädalate nakatunute ja positiivsete testide trendi ja teeme järelduse, et situatsioon hakkab juba veidi vaibuma, siis tegelikult need, kes nii-öelda hakkavad oma siis käitumist muutma, mis muutab meil täna seda sellist sotsiaalset isoleeritust ja piiranguid, et kes hakkavad oma käitumist esimesena muutma, on tegelikult just nimelt need nooremad ja aktiivsemad inimesed, eks ju, kes peavad ja tahavad tööle minna, kes tahavad kooli minna, aga nende hulgas see nakatunute arv, me ei tea, kui suur ta on. Nemad ei ole haigestunud, meil ei ole Eestis olnud sellist laialdast testimist, eks ju. Et me saaksime öelda, et me teaksime, kus piirkonnas, mis vanuses inimesed, kuidas on nakkuse kandjatena, et millised on ohtlikud piirkonnad, et kui me praegu kergekäeliselt nii-öelda lõdvendaksime oma reegleid, seda 2+2 reeglit ja isoleerituse reegleid, siis nemad hakkavad nende haigust edasi kandma. Need seal hulgas, nii-öelda selle noorte hulgas see grupp, kes kannab meie eakatele, kes põevad raskelt ja tüsistustega haigust edasi, võib olla päris suur. Ja see on see, mille tõttu ei tunne ma arstina täna ennast turvaliselt ja kindlalt. Ja kui me räägime tänase konkreetse päeva valguses, kus räägitakse juba sellest ja me kõik mõtleme selle peale, haiglad samuti, et kuidas me hakkame oma ka plaanilist ravitööd nii-öelda taastama selles, mida me oleme piiranud, nii-öelda vanasse nagu rutiini tagasi minema, siis see on samuti seesama ohukoht. Et kuidas me kaitseme neid inimesi, kellele me seda abi osutame, neid, kellele me täna haiglates abi osutame, et kui haigus hakkab ühiskonnas ikkagi nakatunute arv jälle tõusma, piiranguid lõdvendades, siis me paneme ohtu jälle need eakad ja riskigrupi patsiendid. Et see on see tunne, miks täna arstina
ei tahaks nagu väga õhutada seda, et nüüd on kõik hästi, me lähevad ilmad ilusaks, eks ju, järgmine nädala lõpp on pikk selline mai alguse nädala lõpp, et valvsust ei tohiks inimesed kaotada. No üks teema, mille üle võib vist lõpmatuseni vaielda ja kus tegelikult mõlemal poolel on väga autoriteetseid allikaid, on maskide teema. Ja ei saa kohe jätta juhust kasutamata ja küsida ka teie arvamust maskide koha pealt, et kui palju abi nendest siis ikkagi on ja me räägime siin tavainimestest, mitte nüüd siis meditsiinipersonali spetsiaalsetest maskidest, mis on mõeldud selleks ja mida on tegelikult väga vähe kätte saada, mis on kallid, aga nendest tavalistest maskidest, mida apteekidest täna inimesed osta saavad või kusagilt Hiinast tellida. Ja me räägime kindlasti nendest tavalistest maskidest, millega inimene ennast ise eks ju kaitsta saab. Kehtib küll jätkuvalt see, et ütleme, mask on ikkagi eelkõige tõesti selleks, et haige inimene või ka nakkuse kandja ei levitaks nakkust, eks ju. Aga samas, kui me räägime sellest, et meil on ütleme keskkonnas nakkuse kandjaid päris palju ümberringi ja kui me ei suuda järgida seda isoleerituse nõuet, 2+2 nõuet, eks ju, mitte poodimineku nõuet ja seal sellist hõrendatud asustatust, eks ju, jälgida, siis päris kindlasti nendes olukordades inimeste hulgases keskkonnas maski kandmine annab lisaväärtuse, lisaturvalisuse, et seda soovitada saab ja tuleb. Aga ei tohi selle juures ka ära unustada sellist, et ei tekiks sellist petlikku nagu turvatunnet, et ma kasutan maski, et ma nüüd võin rohkem. Et siis ma lähen korraldan sõpradega, eks ju, sellise laupäeva pärastlõunase lõuna, eks ju, 10-15 inimest, et me ju kasutame maske või et ma selle võrra ei peseks käsi nii sageli, kui seda muidu teen. Et ka tõesti, see on üks lisavahend ja lisa nii-öelda võib-olla garantii või turvalisuse võimalus, aga selles ei tohiks ära jätta kõiki neid teisi. Need maske on ka väga palju erinevaid ja nüüd on ju üleskutsed ka ise kodus neid valmistada ja moeloojad on asunud neid tegema ja selgelt nende maskide puhul ei ole see põhiline efekt, ei ole mitte nüüd see nende tihedus või võime siis mingeid osakesi kinni pidada, vaid pigem see nii-öelda sotsiaalne norm või näitamine, et ma hoolin ja võib-olla siis ka see näo saastunud kätega katsumise vähenemine, et kas nagu, see on ka nagu selline teema, kus on ühelt poolt nagu absoluutsed kriteeriumid, et teatud maskid kaitsevad siis mingi 99% ja teised kaitsevad peaaegu mitte, aga siis jälle mõned matemaatikud räägivad, et isegi kalavõrgust võiks statistiliselt olla kasu, kuna vähemalt mingi üksik osake võib sinna kinni jääda, ühesõnaga väga suur segadus. Et mis te arvate nendest päris ise tehtud maskidest ja nendest moeloojate tehtud maskidest? Ma jään siin natukene vähe informeerituks, ma tõesti ei oma selle kohta ei andmeid ega eks ju kogemust. Ütleme, kindlasti ka salli nina ette tõmbamine vähendab võimalust, et piisad, eks ju, kellegi teiseni jõuavad, kui me aevastame või köhime. Aga selle juures, ja see on, eks ju, siis tekstiil ja materjal, et ikkagi mingi blokeerimine seal on või piiratus seal, piiramine on. Aga ükskõik mis materjal või mis viisil teda kasutada, selle juures hakkab mängima see, et kui ma ikkagi käin väljas jooksmas ja mul on ees üks niiske puhv siis või mis materjalid need on, eks ju, ja kui ma seal intensiivselt ventileerin ja ta on juba märg ja niiske ja hiljem puhastamata, siis kindlasti ka see selline esmane vähene efekt, mis ta annab, kaob sellega, et sealt samamoodi ei tekiks sellest maskist, näiteks tekstiilist maskist üks selline niiske mõnus keskkond sellele samale viirusele, eks ju, nakkustele, mida ma siis hoopis levitan, et selliste asjade peale peab ka mõtlema, et kuidas ma seda kasutan, mitmekordselt ma seda kasutan, kuidas ma seda puhastan, tänaste teadmiste juures väidetavalt ütleme 65 kraadi juures pool tundi pesuprogramm võiks näiteks materjalidelt viiruse hävitada, et siis peaks ka nende maskide puhul nii mõtlema, aga siin on tõesti palju erinevaid arvamusi ja palju erinevaid viise. Tulles tagasi nüüd selle haiguse COVID-19 juurde, siis kogu maailmas näitab statistika seda, et mehed on suurem riskigrupp, et millest see võiks tulla?
Siin on, jah, mehed on suurema riskigrupiga ja isegi selline 2-1 mehed-naised, eks ju, ja haigestunud ja tõsiselt haigestunud. Siin arvatakse, et ehk on naistel, ütleme, naissuguhormoonil, östrogeenil, ehk selline kaitsev toime ja mõned muud faktorid veel, kui me räägime ka, ütleme, sellistest mõnest, ütleme, riskihaigustest, eks ju, kui need on kardiovaskulaarhaigused, et millises patsientide grupis seda rohkem esineb. Kui me räägime näiteks kroonilistest kopsuhaigustest või suitsetaja kopsuhaigust, siis seal hulgas on mehi rohkem ja nemad on jälle haigusele, eks ju, vastuvõtlikumad. Et sellised erinevad faktorid, aga jah, selline sugude erinevus ja naistel ehk see östrogeeni kaitsev toime tõenäoliselt on olemas, jah. Teine selline oluline riskirühm on siis need, kellel on juba mingi eelnev kopsuhaigus. Astmahaigeid on päris palju ja sellised kergemate vormidega kopsuhaigus ilmselt veel, et kas need inimesed, kellel juba on selline haigus, peaks mingeid erilisi kaitsemeetmeid ka tarvitusele võtma, et ennast selle viiruse eest kaitsta? Jah, krooniliste kopsuhaigustega patsiendid on COVID-infektsiooni kontekstis riskigrupp. Aga siin on, ütleme, kui me võtame sellised 2 põhilist ja laiemalt levinud kroonilist kopsuhaigust, siis ütleme, räägime eraldi võib-olla kroonilisest obstruktiivsest kopsuhaigusest ehk nii-öelda suitsetaja kopsuhaigusest ja räägime astmast, allergiast, astmast ja sellisest patsientide grupist. Et tänaste teadmiste juures ja sellise meditsiini teaduskirjanduse valguses saame öelda, et ütleme, nii-öelda see kokipatsient ehk suitsetaja kroonilise kopsuhaigusega patsient on riskigrupp COVID-infektsiooni nii-öelda külge võtmiseks, eks ju, nakatumiseks ja ka selle haiguse raskemaks põdemiseks. Ja samamoodi näiteks ka ilma, et selline krooniline haigus oleks juba välja kujund, näiteks suitsetamine on üheks selliseks riskifaktoriks, mis võib tõsta riski viirusega nakatuda. Ja nendel patsientide puhul tõesti, kokipatsiendid täna olemasolevatel andmetel oma koroonaviirus haigestumist, kui nad satuvad haiglasse, seda haigust põevad raskemalt, neil on juba ees kopsus probleeme ventilatsioonifunktsiooni langusega, eks ju, sinna lisandub tõsiselt kopsu kahjustav, eks ju, viirus, nad põevad sellist viiruskopsupõletikku seal lisaks, mis ägenestab seal all neil foonil olevat kroonilist haigust, nii et ütleme, nii nagu need samad kokipatsiendid ka muidu viiruste tõttu, eks ju, ägenevad, põevad nende krooniline haigus ägeneb, põevad seda raskemalt ja nemad sageli ei ole pärast haigusest, eks ju, paranemist, nii-öelda nad ei tervene täielikult. Neil ikkagi kipub jääma nii-öelda selline funktsionaalne, nad ei ole funktsionaalselt samal heal tasemel, nagu nad on enne seda haigestumist. Nii et nemad on selgelt üks nendest kroonilistest haigustest ja riskigrupp. Kui me räägime kopsuhaiguste hulgas teises suures grupis patsientidest, nagu ma ütlesin, allergikutest, astmaatikutest, siis täna teadaolevatel andmetel nii-öelda astmaatikud ei ole see kõrgem riskigrupp. Siin ei tohi küll ära unustada seda, et astma kui krooniline haigus kipub ägenema igasuguste respiratoorsete viiruste korral. Et laste puhul praktiliselt 80% juhtudest, täiskasvanutel väidetavalt 60-70% juhtudest igasuguste sesoonsete viiruste, on see gripp, muud respiratoorsed viirused, nende foonil need haigused, need on nende ägenemiste põhipõhjused reeglina ja kui see haigus, eks ju, ägeneb, siis ta ei tee seda tõenäoliselt teistmoodi kui muude viiruste puhul ja nad ei ole otse mitte koroona suhtes riskigrupp, aga kui nad ägenevad, siis nad on nii-öelda keerulisem patsientide grupp, siis tuleb selle ägenemisega hakkama saada. Ja selles kontekstis on nende mõlema patsientide grupi selline ravi ülitähtis, kui me räägime ka täna sellise koroonaviiruses. No nii Eestis kui mujal maailmas on juba päris suur hulk inimesi, kes on saanud terveks või kes on haiglast välja saanud ja tagasi pöördunud normaalsesse ellu, et kas selle kohta on ka nüüd häid andmeid või on võimalik teha üldistusi, et kui püsivad või kui suured kahjustused see läbipõetud koroonaviirus kopsu jätab? Selle kohta ei ole väga häid, eks ju, lõplikke, see aeg on natukene liiga lühike ja häid, eks ju, lõplikke teaduspõhiseid andmeid, aga tüüpiliselt viirus, pneumoonia
selle läbipõdemisel sellisel kergematel mõõdukatel juhtudel kopsu nii-öelda kroonilist jälge ega muutust ei jäta. Mis on tüüpiline sel koroonaviirusel samuti, ütleme, miks saab hingamine sageli tõsiseks probleemiks ja mis probleemid juhtuvad juhitaval ventilatsioonil olles on see, et lisanduvad nii-öelda sekundaarsed sellised superinfektsioonid või lisaks bakteriaalsed infektsioonid ja siis tõesti need on juba viiruse nii-öelda tüsistused ja need on rasked keerulised juhud ja nende järel selline kopsukoe ka muutus, teinekord niisuguse armukoe teke sinna või fibroosi jäämine, jah, seda võib tõesti ka juhtuda, aga nüüd väga, ütleme, sellist teadmist selgelt, et koroonaviirus iseenesest seda põhjustaks näiteks kopsu armistumist või kopsukoe fibroosi, sellele täna kinnitust ega tõestust ei ole ja pigem täna nii ei arvata. Mis teie hinnangul on see kriitiline hetk, kus inimene, kes on haigestunud, on seni nagu kodus kergemate sümptomitega, mis on see häirekell või ohumärk, kus ta peaks kindlasti nüüd kas siis tulema ise EMO-sse või kutsuma kiirabi, kus on nagu läheb juba kiireks? Ja see on hästi oluline koht ja selline, siin ei ole üheselt head selget vastust, aga see on hästi oluline ära märgata, et me näeme ka täna juba nii-öelda kogemuse ja praktika pealt, et tõesti umbes, võib-olla nendes, kes haigestuvad ja kes sümptomitega põevad, eks ju, kes põevad kodus enamus ju kergemalt, et võib-olla kuskil 15% neid inimesi, kellel ikkagi haigus läheb süveneb, läheb nii palju raskemaks, et on vajadus haiglaravi järgi. See viirus näitab, et näib käituvalt sellisena, et seal esimesed võib-olla 6-7 päeva, kui inimesel, eks ju, on sümptomid ja kirjandus on küll erinevad päevade arvu, kas on 6 või 7 või 8, on kirjeldatakse ja mida ka nii-öelda praktika ja kogemus juba näitab, et võib juhtuda, et selline subjektiivselt, isegi korraks nagu juba paranemise foonil või selline, tekib korraks selline tunne, et ma hakkan sellest juba üle saama ja siis kiiresti kõik muutub, et enesetunne läheb uuesti halvemaks, tekib uuesti kõrged palavikud või tulevad need palavikud tagasi, tekib enam õhupuudus, sellist üldist nõrkust ja jõuetust ja see võib olla teinekord siis väga sellise kiire järsu kuluga, mõne päeva jooksul inimese seisund oluliselt halveneb, et vot see koht on vaja hästi selgelt ära märgata ja seda me oleme ka praktikas, eks ju, näinud ja ka patsienti pealt näinud ja seda kirjeldatakse, et nii võib juhtuda ka, ütleme, noorte inimestega. Me oleme täna, kui me räägime haigusjuhtudest ja kirjeldustest, mida me mujalt maailmast loeme ja ka ise siit, eks ju, ise näeme siis sellist, ütleme, mis on ka võib-olla uuem ja ootamatu see, kuidas inimestel ka tekib selliseid võib-olla niisugust segasusseisundit ja võib-olla olukorda, kus ei osatagi oma olukorda väga hästi hinnata, kui ta näiteks üksi on ja pole kõrval abilist, et kuskil selline kriitiline hetk, et see ära märgata on hästi oluline. Siin võib-olla üks selline nagu mõõdik inimeste endi jaoks võiks olla see, et endale teha sellist kerget nii-öelda koormustesti, võib-olla tõesti 2 minutit üritada nii-öelda liikuda, kui te olete siis seal toas ja põete ja asjad ei ole hästi, et kas nagu võhma jätkub, eks ju, kas endale füüsilist koormust natukene anda jaksab või ei jaksa, eks ju, see on selline tubane toimetamine paari minuti jooksul ja kui see ikka võtab täiesti hingetuks või pigistab rinnus või põhjustab tõsise õhupuuduse või et seda üldse ei jaksa, vot siis peaks küll abi järele küsima või kas siis kutsuma kiirabi, eristama oma arstile, rääkima asjad läbi, et seal kuskil võib see mõõnahetk tekkida ja ütleme, see tekib siiski vähemusel, nii nagu me alustasime, eks ju, mitte väga vähestel inimestel, aga see 10-15% on ka, eks ju, piisav number ja siis võib osutuda, et seal ei ole vaja kannatada ega oodata, sest seal vaikimisi võib kujuneda tõesti all juba hingamispuudulikkus, mis siis võib asja kriitiliseks teha, et see oleks tähtis märgata. See kõlab üsna hirmutavalt ja selle nii-öelda medali teine külg on ilmselt ju see, et paljud inimesed, kellel võib-olla ei ole väga tõsiselt midagi viga, siis satuvad paanikasse ja ikkagi kutsuvad kiirabi või tulevad kohale, et kui palju selliseid juhtumid on, kus inimesed tegelikult nagu üle reageerivad või liigselt muretsevad ja tegelikult ei vaja haiglaravi? Ma täna tegelikult ei arva, et me oleks näinud, et inimesed üle reageerivad ja vähe reageerivad, et
ütleme, tänases situatsioonis, kus see ongi uus situatsioon, kus see on siiski võib-olla täiesti, eks ju, tõsine haigus ja me räägime täna neist olukordades, et inimene on, eks ju, juba haige, on juba nädal, on juba teine haige, et ta mitte ei parane, vaid uuesti sümptomid, eks ju, süvenevad ja ägenevad, siis ma arvan, et see ei ole ülereageeritud, kui võtta oma perearstile kõne, võtta kiirabisse see kõne, seda kurta, ma ei ole ka kiirabide poolt ega ka perearstide poolt, ütleme, selle aja tänaseks kuulnud, et ma saaks kinnitada seda, et jah, et kuskil on keegi väga ülekoormatud sellega, et inimesed muretsevad üle. Et pigem ma jään täna siia, et see on selline haigus ja selline olukord täna, et pigem reageerida kas või natukene üle, aga mitte alla reageerida. Me täna ju paljusid asju peame niimoodi tegema, et ma jään sinna parteisse, kes täna on valmis veidi üle reageerima. No nüüdseks on juba mitmed nendest, kes on ka olnud päris raskes seisundis haiglas, on tervenenud. Et kas te hoiate neil ka silma peal ja kogute mingisugust laadi tagasisidet, et kuidas neil on läinud, nagu on sealt võimalik mingeid üldistusi teha, et kui kiire see tervenemine siis selles faasis on, kus nad on olnud raskes seisundis ja nüüd tagasi koju lastud? Täna see aeg on natukene liiga lühike, kui me räägime täna tõesti väga raskes seisus olnud haigetest, eks ju, kes intensiivravilt tulevad, kus nad on olnud näiteks 2 või 3 nädalat, eks ju, juhitaval ventilatsioonil, siis kokku see 5 nädalat, mis alates me, eks ju, esimesi haigeid näeme või 4-5 nädalat intensiivis näeme, on nende selliseks päris tervistumiseks natukene vara öelda, et kirjeldatakse, sõltuvalt siis tõesti ka foonist ja vanusest, eks ju, millise inimese ressursid, nii-öelda reservid ja kuidas ta sellest kosub, aga see, et see kosumisaeg ja päris lõplik tervenemine tuleb päris pika aja jooksul, ikkagi nädalate jooksul alles pärast haiglaravilt, eks ju, minekut, mida tõsisem on olnud see haiglaravi, mida pikem on olnud see haiglaravi, siis seda raskem see on, sest seal tekivad probleemid sellise tõesti lihasnõrkuse jõuetusega, et tõesti vajatakse ka reaalselt taastusravi, füsioteraapiat, nii-öelda tagasi vormi saamist, et selleks on natukene veel varane periood, aga seda me näeme, et jah, see võtab aega. Ja niimoodi kirjeldab ka meditsiinikirjandus seda seal riikides, kus me saame juba öelda, et on tervenenud, kes on, eks ju, tervenenud 1 ja 2 tagasi ja selliseid kliinilisi kirjeldusi juba saab anda, aga see nii-öelda üldine teadmine täna on see, et haiglaravilt läinud ikkagi vajavad kosumisaega päris pikalt. Kas te olete seda ka näinud, et pealt näha täiesti terve inimene, kellel ei ole mingisuguseid muid kroonilisi haigusi, kes muidu on ka üldises heas seisundis, põeb seda COVID-viirust väga raskelt? Ütleme, neid on üksikuid muidugi, aga erand ei ole kunagi see, millest me, eks ju, teeme järeldust, et näib, et siiski ka Eestis me saame järgime seda sama nii-öelda kliinilist kulgu ja rida ja liini nagu teistes riikides, kus see kogemus on, eks ju, pikem nende patsientidega tegeleda ja haigus ennast näidanud, et ikkagi nii-öelda kehtib see reegel, et reegel on see, et inimesed on siiski pigem eakamad, sellised +60, +70, kes, eks ju, raskelt põevad, kui nad siis haiglaravile satuvad ja haiglaravi vajavad, et neil on kaasuvaid haigusid sageli ja siin kaasuvate haiguste hulgas siis tõesti, ütleme, südamepuudulikkus, kõrgvererõhutõbi, krooniline kopsuhaigus, diabeet, eks ju, ülekaalulisus, et need on need kaasuvad riskifaktorid ja haigused, et ikkagi suures pildis see reegel kehtib, et mida kõrgemas eas patsient, seda raskema haiguskuluga ja satub enam, aga muidugi on üksikuid ja erandeid, päris sellist, et ütleme, ja need noored inimesed, kes on haigestunud, nakatunud, nad siiski nende haiguskulg on tüüpiliselt kergem, nad tulevad sellest kiiremini välja, on kergemini ravile paremini reageerivad ja nende raviajad on veidi lühemad, aga ma ei tahaks täna võtta siin, et me teeme järeldusi või kokkuvõtteid, et selleks on natukene varane aeg. Aga siiski selle perioodi põhjal need 5 nädalat umbes, mis te olete tegelenud nende asjadega, et mis teile kui spetsialistile, pulmonoloogile on sellised võib-olla huvitavad õppetunnid või kogemused olnud, mida varasemas praktikas ei olnud, mida see COVID on teile õpetanud erialaselt? Praegu selles tänases päevas, kus me ütleme, et nüüd selle esimese lühikese perioodi järel, siis ma võib-olla tooks 2 asja välja. Üks on tõesti see, kuidas selle haiguse
et me näeme selliseid kulgusid või kuidas see haigus oma käitumises võib korraks teha sellise või teha mõne aja pärast, selle nädala, 10 päeva pärast sellise järsu sammu tagasi. Et see ei ole väga tüüpiline või ütleme, et seda, mina kopsuarstina ütlen, et see on midagi sellist, eks ju, mis meid alarmeeris, mida me nüüd, eks ju, teame mõelda ja see ei ole nagu väga igapäevane. Teine asi, mille peale ma niimoodi kopsuarstina, eks ju, igapäevaselt mõtlen ja mida mitte ainult selle 5 nädala kogemusega, aga siit edasi ja mida me patsientidele nagu hästi rõhutama peame, on see, mis puudutab nüüd tõesti sellist meie, ütleme, kui räägime kopsuhaigetest, eks ju, nende sama kokipatsientide, astmapatsientide ravi, siis me teame üha rohkem sellest, eks ju, kuidas koroonaviirus neid mõjutab ja me teame sellest, kuidas nad peaksid oma ravimitega, oma haiguse puhul, eks ju, käituma. Ja siin on põhirõhk sellel, mis vajab korralikku teavitust, mida me nii-öelda arstina kogu aeg silmas peame pidama, on see, et astmapatsiendid, et nad igal juhul midagi oma ravis, oma ka selles varasemas, eks ju, konventsionaalses või selles tavapärases ravis, et nad ei jätaks midagi tegemata sellise koroonaviiruse, eks ju, hirmus. Inimesed, astmaatikud ikka küsivad, ma olen allergik, ma olen astmaatik, ma kasutan siin allergiaravimeid, eks ju, ma kasutan inhaleeritavaid glükokortikosteroide, inimesed neid steroide sageli kardavad, et see ju äkki muudab minu immuunsust, ma olen hoopis, eks ju, viirusele vastuvõtlikum. Vot selliseid küsimusi esitavad patsiendid sageli, aga astma puhul on ülioluline see, et just seda sama inhaleeritavat hormooni, glükokortikosteroidi, seda bioloogilist ravi, mida ta näiteks raske astmaatik saab, et oma haigus kontrolli all hoida, seda on ülitähtis jätkata. Ja see vähendab riske, seda sama riski, et ta seda koroonaviirust näiteks kandes või põdedes, et tal ei tekiks tüsistusi. Ja samamoodi kroonilise obstruktiivse kopsuhaigusega, mis tuleb üha enam kinnitust ka meditsiinikirjanduses, mida me ise igapäevaselt näeme, et kui varem oli tähtis oma kroonilisi haigusi, eks ju, hästi kontrolli all hoida ja neid raviskeeme adekvaatselt täita, siis nüüd seda enam ja see vähendab riski ja annab turvatunnet juurde. Et sellised 2 rõhku võib olla. Aitäh, me ajasime juttu Regionaalhaigla pulmonoloogiakeskuse juhi doktor Pille Mukiga ja Tervise pooltunnis küsitles teda Hando Sinisalu. Aitäh kuulamast! Regionaalhaigla Tervise pooltund.